meeldiv, et ajakirjanikud on minuga kaasatud, ma olen Padise vallavanem. Teen teile väikse ringkäigu Padise valla vaatamisväärselt, et me liigume praegu Padise vallamaja juurde, et see on natuke trööstitus olukorras, aga sellest ei ole midagi. Elu ikka muutub, et meil on siin Eesti riigis on toimunud viimase 10-20 aastaga palju muutusi, igaüks peab ise hakkama saama, kuidas vaatab. Hea oled, kui käid tööl ja maksad riigile makse, see on väga hea, aga pole inimesi, siis ei ole ka riigil enam raha. Tutvustan teile natuke vallamaja, see vallamaja on nüüd, äkki kaameramees saab näidata mulle vallamaja siin. Et siin on minu elu nagu möödunud, minu elutöö, ma olen siin oma 20 aastat siin vallamajas töötan. Aga nüüd on probleem selles, et vallamajas on, et nüüd riigi institutsioonid liitsid nüüd vallad, läksid liitumisele ja meie Padise vald on nüüd selles probleemi, nagu pole enam valda vaja. Valda ei ole enam vaja, saate aru. Ja pole vallamaja ka vaja enam. Ja nüüd seisab see vallamaja täitsa nagu tühjana. Et minu kontor oli muidu siin nagu, selle akna peal, jah, siin taga. Sekretär istus seal, pool valla sekretär ja ma käisin nüüd seal naabervallas nüüd supikööki, tasuta sai süüa, vaestele tehakse. Ja kuna vallad läksid liituma, siis vallamaja enam ei ole. Ja seda vist ei tule ka enam. Et vald sai omal ajal mingi kopika riigilt selle valdade liitmise eest. Sellega maksti võlad ära ja kaput, adjö, mis see on. Mind lasti lahti, mind pole ka enam vaja. Nüüd ma olengi sant. Ei võeta mind kuskil enam tööle, olen riigiametis tööl olnud. Erasektorisse mind ei taheta. Ja nüüd on siis see probleem, et mõtlesin, et siis maja seisab nüüd tühjana juba siin aastaid ja mis teha, et mõtlesin, et äkki pakuks lastele. Lapsed on ju ka meie tulevik. Et me tegime siis, tellisime riigilt uuringu, et kui palju lapsi nagu piirkonnas potentsiaalselt oleks siin nagu koolimaja teha siia. Ja teate, riikliku kava järgi, siis uuringu järgi leiti, et polegi lapsi. Võtta ette, vallas ei ole ühtegi lasta. Mõtlesime, et polegi kooli kellelgi teha, pole lapsi, võtta ette. Ma ei tea, kus need kõik on läinud välismaale või kuskil naabervalda tõmbekeskustest või ma ei tea, kus need läinud on. See on huvitav, et see maaelu nagu sureb niimoodi välja. Pole kooli, pole valda, mitte midagi. Inimesed, ma ei tea, kus need siis elavad. Kellel seda riiki nagu vaja on. Ja kui üldse hing sees püstib. Jah, ma mõtlesin siis nagu teise variandi välja ka, et kolmanda variandi, et mida siis selle vallaga nagu peale koolimaja, vallamaja, koolimaja, mis see veel, pagulased. Pagulastele pakkusime pagulaste ka, et riigi esindajad käisid koha peal ja ütlesid, et kopotasid maja peale, et väga hea maja, super asukoht, bussiühendused ja värgid ja möllud ja mõtlesime, et ja tõime selle 2 bussitäit, või ma ei mäleta, 3 bussitäit pagulasi tõime Eesti riigilt, piiri pealt siia. Riik oli nad vastu võtnud, riik sai raha selle eest pagulaste pealt. Et nad vist käisid seal Merkeli juures ja seal Strasbourgis või Brüsselis niimoodi, seal lakkusid seda Merkeli tavumikku ja siis Merkel ütles, et hello, good boys, Estonian guys, very good, et take refugees, we don't need them. Ja muidugi Estonians, meie valitsusjuhid võtsid nad vastu, said papi muidugi selle eest, pani jälle oma taskusse.
ja vallad vaadaku ise jälle, kust need pagulased panevad, pole riigi asi, vald vaadaku ise nagu, kus see raha saab. No aga vallal ei ole raha, pole ju inimesi, noh, kus meil tuleb see raha, pole ju, noh. Ja siis pagulased tulid 3 bussitäit siia ja siis siin samas platsi peal nad olid ja siis oli see ja nad tulid bussist välja ja ütlesid fuck you Estonians, idiots, are you idiots, fuck you. Ja siis mina mõtlesin, et noh, mina ei ole ju inglise keelt õppinud ega saksa keelt, mina olen vene keelt ainult õppinud. Ma ei tea, mis see tähendab, kus nad seda õppinud on, seda sõna, mis see sõna tähendab. Ma sain aru, et nad olid väga vihased ja nad vist läksid bussi tagasi ja ütlesid, et nemad sealt välja ei tule enam bussist. Et nemad siia ka nagu elama ei tule. Et saatku nad pigem meid tagasi või midagi sellist ka. Vot nii. Aga ilusad päevad teile. Jaa.